Digimaailmas on lastel võrratult palju avastamist ja võimalusi. Kuid põnev digikeskkond peidab endas ka sobimatut sisu ja võimalikke ohtusid. Peame muutma selle laste jaoks turvalisemaks ja neid võimestavaks kohaks. Aga kuidas me seda teeme? 11 põhimõtet aitavad poliitikategijatel ja ettevõtetel kaitsta laste õigusi ja huve. Kõigepealt võrdsus ja mitmekesisus. Nagu päris maailmas, kogevad lapsed digimaailmas eri katsumusi. Peame tagama ohutute ja kaasahaaravate digikogemuste kättesaadavuse kõigile lastele. Digitoodete kujundamisel peaks laste heaolu olema prioriteet. Mängud ja digisisu peavad olema eakohased ja kaitsma laste privaatsust ja turvalisust. Oluline on ka lapsi kuulata ja digimaailma kohta otsuseid tehes nendega nõu pidada. Digitooted ja teenused peaks laste füüsilist ja vaimset tervist edendama, mitte kahjustama. Need peavad aitama lastel arendada loovust, digipädevust, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskusi. Ja lõpuks, lapse toimevõimekus. Lapsel peab olema vabadus digimaailma avastada ja nautida, tundmata end survestatu või manipuleerituna. Kui arvestame järjekindlalt laste õigustega, loome kõigi jaoks ohutuma, eakohasema ja kaasavama digikeskkonna. Need 11 põhimõtet toetuvad ÜRO lapse õiguste konventsioonile, mis kaitseb kõiki alla 18-aastaseid ja on enim kinnitatud rahvusvaheline inimõiguste leping. Põhimõtted töötati välja Suurbritannia digituleviku komisjonis ja rahvusvahelises teadusprojektis Noorte digipädevused, toetudes aastakümnete pikkusele laste digitegevuste uurimisele.